Tere, mina olen Jörgen. No siis on normaalne, väga hea. Äge tüüp ja nii ta on. Minu tänases saates on külas siis Jörgen Õigus, kes on minu jaoks siis ühe kõva käega sportlane ja terminali tanklaketi jaemüügijuht. Tere, Jörgen! Tere, Germo! Küsime kõigepealt seda, et oskad äkki paari sõnaga rääkida, kuidas sul siin praegu selle koroonaperioodi ajal ka läheb? Läheb täitsa normaalselt. Tööd on, tegemisi on, järelikult ei saa kurta. Töökoht on alles ja keegi sind ei ole kuskilt ära lükkanud. Kõik on selles mõttes, kõik mis oli enne koroonat on ka praegu alles veel. Ma just esitasin sind sellise kõva käega sportlasena, et nii palju kui mina tean, siis sa oled oma nii-öelda mingitel eluperioodidel olnud lausa korvpallis meistriliiga tasemel mänginud ja treenid ka praegu siiani aktiivselt. Kuidas sa leidsid korvpalli üldse enda jaoks ja kuidas see sinu jaoks algust sai? Korvpalli ma leidsin üsna lihtsalt, ilmselt nagu paljud on enda jaoks leidnud, et kui ma nagu täpselt meenutan, siis see oli teises klassis alguses, seisime kehalise tunnis, ootasime õpetajat, loopisime palli ja karjusime, et teeme kossu ja õpetaja ütles, et kossu ei tee, aga et kes tahab kossu mängida, et siis seal on üks tüüp nurgas, kes kutsub teid trenni, et ma arvu täpselt klappis, et seal oli minu esimene treener Priit Paama ja nii ma selle juurde jõudsin, aga jah, et sellest ajast peale siis see on tegelikult 95. aastast, et korvpall on olnud nagu lahutamatu osa minu elust, aga ennast sportlaseks tituleerida, see on küll väga jõuline liialdus. Jõuline liialdus, okei. Et sa oled ka ju mitmes võistkonnas või siis ühes meistriliigas nii-öelda meistriliiga tasemel nagu osalenud, et Võruga olid sa meistriliigas. Kas mõni võistkond oli veel, kellega sa oled meistriliigas osalenud? No tegelikult on mul Tartu Rocki eest on ka 2 minutit ja 30 sekundit on kirjas meistriliigas, et need 2 võistkonda, jah. Kas mõni tabav punktivise ka on läinud Rocki eest või? Üsna sümboolselt, jah, et 300 ühest 1. Okei, aga pikka pidu sul seal meistriliiga tasemel ei olnud, nagu ma tean ja vaatasin, et okei, Võru tasemel täitsa päris normaalselt said sa minuteid ja punkte, üks hetk nii-öelda sa tulid sellest meistriliiga tasemest välja, et mis sai, mis juhtus? No tegelikult oli see Võru projekt loodeti loomulikult, et see läheb pikemalt edasi, aga see juhtus tegelikult niimoodi, et ma mängisin üsna nagu kõrge vanuseni, siis eriti tänast pilti vaadates, kuidas see Tartu ülikooli nüüdne siis spordiklubi või korvpalliklubi süsteem toimib, üsna kõrge vanuseni mängisin seal duubelvõistkonnas, just selle mõttega, ma ise vähemalt tagasi mõeldes mõtlen, et ma olin natuke teistest vanem ja selline nagu rahulikuma sellise, ütleme, kindla mängustiiliga, et noori seal aidata, neid toetada. Ja kui ma sealt ära tulin, siis ma tahtsin edasi mängida, sattusin Võru klubisse esiliigat mängima ja me võitsime kohe selle esiliiga ära, et selles mõttes sai esiliigas 2 aastat järjest võidetud, et viimasel aastal Rocki duubliga ja Võruga ja mingil põhjusel pandi siis meistriliigasse see kandidatuur üles, et me olime tegelikult sinna Võrru tulime, Tartu Rockist tuli minuga veel üks kutt Tanel Kimask, ka Võru kohalik kutt tuli sinna tagasi ja meil olid seal sellised legendaarsed mehed nagu Silver Kuubad, Merlis Niklused, Võru sellised tõsised legendid ja kuidagi tulid sinna, ma saan aru, sponsorid, toetajad taha ja pandi meistriliiga võistkond kokku. Korvpalliliit võttis seal taotluse vastu, tol hetkel me olime, kui ma ei eksi, 9. klubi, kes liitus meistriliigaga ja nii see aasta tehtud sai, aga see lõppes 1 aastaga ära, sellepärast et see ütleme, see aasta hooaja lõpp nagu läks koledamaks, kui ta vahepeal oli ja see võib-olla see selline lõpuemotsioon oligi selline, et nähti, et seda asja ei ole ikkagi
pikas perspektiivis ei ole nagu mõtet ajada, et ega seal mingit noortetööd ja mitte midagi sellist taga ei olnud, et puhtalt see punt, kes oli, toodi meile sinna mõned välismaalased juurde, kes parema tasemega, kes kehvema tasemega, ja nii ta otsa sai ja peale Võru võistkonna nii-öelda laialiminekut kolisin ma üldse Tallinnasse mõneks ajaks ja siis sai nagu suurem ambitsioon nagu täiesti läbi, et peale seda ma hakkasin esimest korda teist liigat mängima ja nii ta läks. Aga korvpalliga tegeled sa ju nagu siiamaani, et praegu sa nii-öelda lusikat nurka ei ole viskanud, et jätkad nagu samas vaimus, ehk siis mingi kirg selle korvpalliga sul ikka siiski jätkuvalt on, et see, kas võib öelda, et see on üks sinu nii-öelda nagu kirgedest, mida sa ka edaspidi ka teeks? Jaa, kindlasti, et ma usun, et korvpalli ma jälgin selles mõttes ilmselt elu lõpuni. Mängimise osas, väikselt hakkab ikkagi juba kett maha käima, et jube raskelt tuleb, aga siiamaani võib jah öelda, et 95. aasta sügisest peaks olema, 95. aasta kevadest kuni siis siiamaani, et ega mul pole ühtegi võistlusaega veel vahele jäänud, et mingil tasemel on kõik need hooajad ära mängitud ja enam ikkagi praktiliselt kõik aastad ka mingis Eesti liigas. Kui tulla sellise nagu kireteema juurde, siis kas peale korvpalli on mingid asjad veel, mis sulle nagu sellist nagu kirge tekitavad või mis sulle nagu väga meeldib teha või näiteks me mainisime ennem nagu sinu tööd, et sa oled terminalis müügijuht. Kas seda võib ka pigem nimetada sinu nagu kireks või mida sa ise nimetad enda kirgedeks, peale korvpalli? Ma ütleks, et võib-olla kired sellised on üldisemad, see seostub kindlasti ka korvpalliga, et minu jaoks on, mis mind nagu kõige rohkem põlema paneb, on alati see võistlusmoment, kellegagi enda võrdlemine, võib-olla enda tulemustega enda võrdlemine ja see nagu tõmbab mind käima. Ja sealt siis tulevadki minu põhilised tegevused, et üks on jah siis see korvpall, mis ei ole mind jätnud, siis võib-olla veel mõned spordialad võib-olla räägime, mis on nagu juurde tulnud, ja samamoodi siis jah, tööd ja asjad, et ütleme, see sama tänane minu töö on selline, et ma tegelikult saan iga päev võistelda põhimõtteliselt meie eelmise kuu tulemustega, eelmise päeva tulemustega, eks ju, ja see nagu tekitab hasarti, et nagu jah, et kui me räägime sellest terminalist, mis on ilmselt täna võib-olla üks Eestis ikkagi jõulisemalt pildile tulevaid brände siin viimastel aegadel. Mis on veel siis need spordialad, mis sind peale korvpalli veel köidavad? Et teed sa midagi veel, meeldib sulle veel midagi väga teha, võistelda millegis? Jah, viimastel aastatel on diskgolf väga jõuliselt pildile tulnud minu elus. Et tõenäoliselt ta nii lähebki, et ma arvan, et võistlusspordina siin ikkagi lähiajal üks ala vahetab teise välja, et järgmised 10-15 aastat saab seal põrutada. Et see on ka mind tõsiselt käima tõmbanud, see ala ennast selles osas arendada ja seal on ka just see, et isegi kui sa lähed trenni tegema, siis tegelikult sa saad võistelda enda eelmise raja tulemusega, eelmise päeva tulemusega ja nii edasi, et ma olen nagu selles mõttes spordimehena olen kunagi üks legendaarne spordimees Valmo Kriisa ütles selle lause, et sport on nagu mega äge, aga et näiteks jooksmine ei ole nagu spordiala tema arvast. Et see võistlusmoment peab ikka sees olema. Okei, aga kuidas sa selle diskgolfi enda jaoks üldse leidsid, et läksid ka lambist sõpradega, hakkasid diski viskama ja mõtlesid, et kurat, et päris nagu asi või kuidas sa selle enda jaoks leidsid? Tegelikult jah, ma vist paar korda käisin seal kellegagi viskamas ka, aga põhiliselt ma leidsin selle ala enda jaoks tegelikult niimoodi, et oli võib-olla elus selline natukene raskem aeg, olid tervisemured ja mina nagu aktiivse inimesena olin selles mõttes täitsa koju ja nurka surutud, et ma ei olnud isegi reaalselt jõudu midagi teha ja mu esimesed nagu katsetused jälle siis midagi teha olidki, et hakkasin
veidikene jalutama nii ja siis kuna ma olin sellega tegelenud, täitsa nagu huvitav oli, siis võtsin ühe kettaga kaasa ja hakkasin niimoodi käima seal. Ja see asi nagu selles mõttes plahvatas päris kiiresti minu jaoks, et kui ma sain selle kaifi sealt kätte, need esimesed mõnusad visked, siis nii ta läks ja sealt, ütleme nii, et tagasi pole vaatanud. No korvpallurina oled sa, minu kirjelduse järgi oled üks ikka valusa käega nagu korvpallur, et eemalt, tuleb ikka käsi üleval hoida, et muidu... Ei, sa oled valesti aru saanud, tegelikult tuleks ikkagi juba enne saali tulekut käsi üleval hoida. Minu viga, enne saali tulekut juba käsi hoida. Sa oled juba hiljaks jäänud ja kui sa seal saalis hakkad midagi purssima. No, tõsi. Tead sa isiklikult ka, palju sa nii-öelda ühes mängus nagu tabavaid kaugviskeid rekordiliselt sisse oled nagu paugutanud? Tegelikult tean küll, sest olgem ausad, see on põhimõtteliselt ainuke asi, mida korvpalliväljakul hästi teha oskan ja siiamaani tegelikult päris tihti kuskile seltskondadesse satud, kus on spordihuvilisi inimesi, siis seda küsitakse, et ma tean tegelikult täpselt neid tulemusi peast. Palju see siis on? Meistriliigas 5, esiliigas 14, teises liigas 12 ja ütleme siis suvalises külaliigas 19. No see on päris kõva saavutus ju tegelikult, et on päris kõrged punktid, et ajalehtedes on isegi sinust kirjutatud, et kui sa oled, näiteks basketis on kindlasti kirjutatud ja kui ma guugeldasin, siis Korvpall24 on kirjutanud sellest, kuidas sa oled neid kaugviskeid sisse tabanud. Kui palju sa nagu ise nagu jälginud oled, et kui palju on nagu veel kirjutatud sellistest asjadest, kui sa oled kõvasti skoorinud või muud säärast, või pigem sa ei ole nagu isegi enda puhul seda jälginud, et kurat, ma panin täna 30 punkti, et ma olen siis vaatan, et kas kirjutatakse ka, et Jörgen Õigus pani 30 punkti või kuidas sul lood on sellega? No kui ma päris aus olen, siis ikka ega kõik inimesed on edevad, et tänapäeval sotsiaalmeediad asjadega, need toovad sulle kohe kohale need uudised, et siis ikka vaatad ja on hea tunne küll. Et eks see võistlus himu nagu ongi see, et ega sa lähed sinna, sa ei lähe kellelegi kaotama, sa tahadki kellestki parem olla ja kui seda veel märgatakse, see on nagu topelt boost enesekindlusele ja kõigele. Kui rääkida natukene nagu sellistest läbikukkumistest või nagu sellisest asjadest, siis kui palju on näiteks sinu korvpallikarjääri jooksul olnud selliseid jõhkramaid nagu läbikukkumisi või siis nagu eraelus ja mäletad sa üldse neid ja mida sa nagu nendest asjadest õppinud oled? No tegelikult selliseid väga suuri läbikukkumisi, mõtlen nagu, ei oskagi elust välja tuua, aga mis ikkagi natuke kripeldab, on jällegi ikkagi spordiga seotud, et tegelikult oleks tahtnud proovida küll, ütleme, profisportlase elu, et see tundub päris nagu põnev ja teistmoodi ja noorena, kuna mingisuguseid muid ambitsioone väga ei olnud, siis see nagu oligi see eesmärk, aga tagasi vaadates paraku tegelikult ei pühendunud piisavalt sellele, ei teinud tööd piisavalt ja võib-olla oli ka kübeke ebaõnne tervise ja mis iganes osas. Aga mis ma sellest õppisin, ma olen selles mõttes väga õnnelik, et ma olen täna siin, kus ma olen. Põhiliselt ma arvan, õppisingi seda, et pigem ei tohiks hoida oma mune ühes korvis, et hea, et ma ütleme selle pool lodeva töö pealt, mis ma tegin siis selleks, et sportlaseks saada, et ma ainult nagu sellele ei panustanud, et ma ikkagi käisin ka koolis ja vaatasin ringi, mis elus muud teha saab. Võib-olla jah, tõesti, et kui sa ei oleksid too hetk olnud nagu meistriliigas või kõrgemal tasemel, et siis sa ei oleks praegu siin hetkel, kus sa nagu oled, et see on jah täitsa tõsi. Aga selliseid vigastusi näiteks, et kui palju sul spordialaselt on olnud selliseid nagu kõvemaid vigastusi, mis on võib-olla sul sind kuudeks rividest välja võtnud, mis selle momendil tavaliselt sportlastel tekib selline nagu suurem isu, et kurat, et ma olen nüüd 3 kuud olnud platsit eemalt ja maru rõve tunne on olla, et kui palju nagu selliseid asju? Vigastusi on olnud ikka, korvpall on selles mõttes üsna ohtlik ala, et ma ei tea, kas sina oled kuulnud, sa oled noor mees, aga kunagi oli, mul ei lähe see tsitaat elu sees meelest ära, kunagi üks Eesti mees, kui ma ta nime õigesti ütlen, oli äkki Alik Tšeiko, üritas UFC-sse saada, MMA võitluses siis, ja pealtnägija intervjuus tema käest küsiti, et miks sa nii ohtliku alaga tegeled.
tema ütles, et meie ala, ohtlik, vaata korvpallurid, need on hullud peast. et vigastuse oht on ikka päris tegelikult jõhker ja minul nagu tui, aga selliseid ütleme, hooaega lõpetavaid season ending vigastusi ei ole kunagi olnud, on olnud pikemaid pause, on olnud ületreenimist, ütleme, südameprobleeme, hüppeliigesed korduvalt, ka praegu näiteks, eks ju, olen tegelikult kõrval siin mõned nädalad hüppeliigese vigastusega. Seesama, mis me rääkisime, minu ainukene, et kui räägin vigastustest, siis sama ainukene meistriliiga hooaeg, mis ma Võrus mängisin, tegelikult oli üsna poolik, suutsin käia ühel kõrvalisel külaturniiril, sain päris tõsise põlvevigastuse, kõhrevigastuse, et olin seal pakuks 2,5 kuud eemal, niimoodi, et saanud tegelikult sörkjooksugi teha, lõpuks klubi poolt organiseeriti, pandi mingi nodi sinna põlve süstiti ja põhimõtteliselt jooksin meistriliigas väljakul ilma tegelikult 2 kuud trenni tegemata, et nii see hooaeg oli üsna nagu raske selles mõttes, et aga jah, et ega need ei pidurda. Tuled tagasi ja tahad veel kõvemini panna. Hasart on sees, võistlusmoment on sees, okei. Kui tulla siis natukene nagu meie nii-öelda podcasti teema juurde ja küsida nagu sellise küsimuse, et kui palju nagu sinu töö, sport ja kõik see, kui palju see sellist nagu vabadust sulle annab, et kas sa tunned, et sa oled antud hetkel selles punktis, kus sa teed neid asju reaalselt nii, nagu sulle meeldib teha, väga, muidugi alati saab ju rohkem tahta, et võib-olla kes tahab rohkem korve visata või kes tahab tööl rohkem palka saada, aga kas antud momendil on mõned asjad, mis jäävad nagu samamoodi kripeldama, tahaksid midagi enamat või sa tunned ennast nagu vabamalt ja täitsa normaalne on? Selles mõttes täna, kui ma mõtlen oma hetke elu peale, siis absoluutselt 100% ma tunnen, et ma teen neid asju, mis ma tahan, mis mulle meeldivad, ja see ju tegelikult ongi selline vabaduse nagu essents nii-öelda, et jah, kindlasti võiks mõelda, et võiks võib-olla seda kõike Hispaania päikese all, eks ju, teha, aga hetkel on valikud sellised ja samas ütleme, see vabadus ongi ju see, et kui ma tahan, siis tegelikult ma võin ka homme päev sinna Hispaaniasse minna. Et mina, ütleme, üritan jah, oma elus täna ikkagi teha selliseid valikuid, et mul see just nimelt vabadus teha neid asju, mis ma tahan, on olemas igapäevaselt. Et see on ka tööga, ütleme, hobidega, kõigega tegelikult ma võin need homme lõpetada, midagi muud teha, et ma ei ole nagu seotud nende asjadega sellisel määral, et see mind kuidagi piiraks. Aga kui palju sul on olnud isiklikus elus või üldse selliseid momente, kus sa tegelikult reaalselt ei saa aru, et oled arusaamatuses, et justkui sa ei ole vaba, sa ei tee neid asju, mis sulle nagu meeldib, aga samas nagu teed ka, aga see on see moment, kus sa tõeliselt ei tea, mis sinu kirg nagu on ja samas, see on tavaliselt inimestel peale äkki gümnaasiumi või põhikooli lõppu, et mis ma nüüd siis teen, et mis võiks olla see, et mida ma järgmisena teen. Kui palju on sinu elus olnud nagu selliseid momente, kus sa tegelikult oled arusaamatuses, et mida sa tegelikult tahad teha ja kuidas teha? Rohkem kui küll. Nagu sa mainisid täpselt gümnaasiumi lõpp, ülikoolide algus, ma pean tõrna aimugi, mida ma teha tahan, kuidas ma teha tahan. Aga tegelikult ma võin enda kohta öelda niimoodi, et põhimõtteliselt ma elasin, ütleme, kui me võtame protsentuaalselt võib-olla 75, 80, 85% ulatuses täpselt sama elu, kui ma täna elan, aga ma tundsin ennast kõige rohkem tupikus, kui ma kunagi olen tundnud. Ja sealt ma saingi aru ja õppisin enda ja elu kohta seda, et tegelikult väga palju on küsimus suhtumises. Eks seal mingisugused kogemused ka aitavad seda kaasa, ütleme,
kindlasti inimesed, kui me mõtleme nagu vabaduse asjade peale, siis tihtipeale me hakkame mõtlema raha peale. Ja sellised teemad nagu näiteks ütleme, kodulaenud, liisingud tunduvad alati, et need ongi need, mis meie vabadust piiravad, eks ju, et kuigi sa ostad endale kodu, seal sulle kõik meeldib, aga et ma olen nüüd selle pangalaenu ja selle ori. Mina olen jõudnud oma elus sellele seisukohale, et sa ei ole tänu sellele ori. Et ütleme niimoodi, et võib-olla tuleb siis teised inimesed peaks ka selle läbi tegema, et osta üks kodu ja müüda maha, siis sa saad aru, et tegelikult sellest on võimalik pääseda, et see ei ole üldse nii keeruline ja see ei piira sind absoluutselt, et pigem tuleks neid asju natukene teistpidi vaadata ja siis on juba lihtsam. No jah, et sellega ma olen nõus, et tuleb lihtsalt õigeid nagu võtmeid kasutada, et kui pangalaenu võtta ja siis veel uus pangalaenu otsa võtta ja veel uus pangalaenu otsa võtta, ma arvan, et kindlasti neid on, neid inimesi, siis et üks hetk, sa vaatad võib-olla, et okei, sul on hea elu, kõik on okei, aga kas see pikemas perspektiivis seda vabadust tekitab, mine sa tea. Jah, selles mõttes ma olen nõus, et kui sinna spiraali langeda, eks ju, et kui me finantsidest räägime, et kui sa ütleme, nagu täna meie riik elab, et kui sa tänaseid kulutusi katad, eks ju, eilse laenuga, et siis see ei toimi kindlasti pikas perspektiivis. Aga ma just mõtlen neid nagu lihtsaid asju, mis on elus loogilised, oma kodu, võib-olla liikumisvahend ja mis edasi, ja samamoodi ka mingisuguste unistuste tegemine, kui me räägime kirgedest ja sellistest asjadest, et kui sa näed, sa tahad millegagi tegeleda, siis tihtipeale öeldakse, et mul ei ole raha ja nii edasi, aga ma ei näe, et tegelikult see, ütleme näiteks laenuga mingi asja finantseerimise, näed, et see võib sulle tulevikus tuua kasu, see ei pea alati ka finantsiline olema, eks ju, et miks mitte. Kui palju vabadust annab sulle näiteks sinu enda töö, et ma ei tea küll, milline sinu nagu päevane tööplaan nagu välja näeb ja kindlasti sa räägid hästi paljude klientidega, ma arvan, ja sedasi, aga kui palju reaalselt siin vabadust annab sinu enda töö? Selles mõttes annab väga palju, et nagu ma ütlesin, esiteks ma ikkagi teadvustan endale seda, et ma võin selle homme ära lõpetada, kui ma tahan, et ma ei pea sinna minema hommikul, kui ma ei taha. Et aga ta annab mulle täpselt nii palju vabadust, et ma näen, kui ma näen oma panuse mõju tulemustele, mis on kindlasti väga oluline ja ta annab ka teistpidi nii piisavalt vabadust, et oma ülejäänud töövälises elus, et ma saan ikkagi teha seda, mis ma enam-vähem tahan. Minnes natukene teemast edasi ja rohkem sinu võib-olla isikliku elu suunal edasi liigelda, siis kui palju nagu selliseid tõekspidamisi on andnud sulle sinu enda vanemad, mida sa nagu praegusel eluperioodil või sedasi nagu kasutad, et kas mingid kindlad asjad võib-olla raha teemal või näiteks mingid muud asjad, et mõnedel peres on näiteks, et tuleb kell 6 hommiku ärgata, et ohtralt jõuaksid tööd teha ja nii edasi, et kui palju sul on peres nagu sellised asju olnud ja millised need tõekspidamised on? Mina arvan, et kõige suurem õppetund mu vanematelt on pärit minu emalt. Mul muidugi enamus õppetund ongi pärit emalt, sest et minu isa lahkus meie hulgast kui ma olin üsna noor, ma olin 8-aastane, mu isa oli Estonia laeva peal. Ja sellega seoses võib-olla ongi minu suurim nagu õppetund on see, et elus tuleb ise hakkama saada ja päeva lõpuks sa saad ikkagi ainult enda peale loota, et mis ma sellega mõtlen, kus see õppetund tuleb, et ema on mulle korduvalt rääkinud seda, et tol ajal see oli siis 90ndate algus, keskpaik. Minu isa oli selline õnnekas mees, ütles, et tema naine ei pea tööl käima, et tema nii-öelda tõeline, eks ju, boss selles mõttes. Tänapäeva pered ikka, mõnedel ikka on veel seda. Aga minu ema ei võtnud kuulda seda ja käis tööl, ajas oma asja, mu ema on õpetaja,
ja ta on mulle korduvalt seda öelnud, et aga mõtle, Jörgen, et kui ma olekski oma koolid, asjad pooleli jätnud, oleks nautinud seda elu, eks ju, kasvatanud väikselt 2 last ja hoolitsenud kodu eest, et kui sa ära läks, mis me teinud oleks, kus me läinud oleks. Et ta on nagu elu lõpuni endale tänulik, et ajas oma seda rida ja jonni, ütles, et tal on endal ambitsioonid, ta tahab midagi elus teha, eks ju, ja see on mind kindlasti saatnud läbi elu. Ja teine asi on kindlasti see, et selline vabadus, julgus proovida oma arvamust omada ja mitte karta nagu eksida, et siin ma mõtlen võib-olla ema poolt kõige võib-olla väiksemate asjadeni minnes, et meil oli alati kodus vabadus, ma võisin öelda, mida ma asjadest arvan, eks ju, ma ei tea, võtame kõige väiksemad teemad, näiteks väga paljud minu lähikondsed ütlevad, et ma olen näiteks toidu osas väga pirts, mina ütlen, ma ei ole toidu osas pirts, ma tean, mis mulle meeldib. Et miks ma pean mingit sodi sööma, mis absoluutselt ei meeldi, eks ju, aga see on lapsepõlvest saati, et ma võisin, mul ema ei pannud seda toitu lauale, mis ta arvas, et ma võiksin süüa, ta küsis, mis ma tahan süüa, eks ju. Et sellised tõekspidamised on võib-olla need põhilised, mis on mind kandnud. Et kui me räägime nagu isa poolt, siis sealt väga palju nagu ei mäleta, et olin suhteliselt noor, aga ühe tõekspidamise, mida ma suutsin ütleme, praktiliselt pool oma elust kaasas kanda, oli see, et näiteks noorena küsis mu käest, et poiss, suitsu tahad proovida? Ma ütlesin, muidugi tahan. Toppis mulle selle vile suhu, mis ma olin mingi 7-aastane, eks ju. Ja ma tean reaalselt faktina, et ma olin vist 19 või 20, kui ma järgmise kõssi tõmbasin, et kõik käisid nurga taga proovimas. Mult võttis ära see lisu. No, väga hea, jah, et see on tegelikult, ma olen hästi paljudelt teistelt ka kuulnud neid samu sarnaseid tõekspidamisi, et noh, iga inimese nii-öelda kasvatusmeetod on erinev ja väga hea, kui see on sinu pool nagu toiminud. Aga mis ma veel tahtsin küsida, on see, et mida sa soovitad nagu nendele inimestele, kes praegu hetkel ei tea isegi, et nad on samasuguses olukorras, nagu sina oledki olnud 9. klassi lõpus, võib-olla 12. enne ülikooli, et mida siis teha, et mis on minu nagu kirg ja mida ma võiksin tulevikus teha, milliseid soovitusi sa oskad nagu nendele inimestele anda, et kes veel ei tea, aga tahaksid leida enda jaoks selle? No, minu esimene soovitus oleks see, et ütleme, paraku Netflixi vaadates ei juhtu mitte midagi. Midagi sa pead tegema, eks ju. Ja tänapäeval need võimalused on lihtsalt nii meeletult laiad, et tegelikult minu jaoks on see müstiline, aga ma saan aru, et isegi tänapäeval on võimalik raha teenida mingit kommenteerides, kuidas teised inimesed arvutimänge mängivad, eks ju, et kui sulle meeldib, siis anna pihta, anna takka ja see ei pruugi sulle kohe raha sisse tuua, mis iganes. Ja teiseks ikkagi proovi katseta, et ma ütlen, et võib-olla kõige nõmedam töö liivakotti tassides võib-olla tuleb sul elu kõige geniaalsem idee pähe või sa satud tassima kellegi liivakotte, kes kutsub sind järgmisele tööle, näeb sinus hoopis midagi muud, eks ju. Et kuigi see sulle võib-olla tollel hetkel ei meeldi. Ja see, et see asi, mida sa võib-olla teed, vajad oma jonni, seal tuleb ikkagi mängu see suhtumine. Et ma ei tea, ma toon kõige lihtsama näite, ma eile riisusin kodus lehti, väga tegelikult nõme ja vastik töö, aga ma saan sellesse kahte moodi suhtuda, et kas ma pean selle ära tegema, see on vastik, see võtab mu laupäeva, rikub ära, eks ju, või siis teine võimalus, ma mõtlen, et ma ei ole tegelikult 3 nädalavahetust õue saanud, sest on vihma sadanud, eks ju, ma nii midagi muud teha ei saa, sest jalg on natuke valus ja ma ei pea võib-olla jõusaali minema, et saab natuke ennast füüsiliselt liigutada, et vabanda ennast välja, et see on õhtul tüki kooki süüa, tegelikult tuju on täitsa hea. Täpselt, jah, et see on täitsa õige, et täiesti nõus sinuga, et kui sul nagu niikuinii midagi teha ei ole, siis eks sa pead minema välja ja otsima neid võimalusi, et leida enda jaoks see, mis su nagu passion on, et see on jah, täpselt nii. Ja ma vist võib-olla selle kirja kohta ütleski veel see,
see ei pea nagu minu arvates, et elus peavad olema asjad, millesse sa suhtud tõesti kirega ja mida sa väga tahad teha, aga need ei pea olema ainukesed asjad, et ütleme, millega sa tegeled, et päris nii nagu lillelaps ei saa ka olla, et kas või meeldib mulle 100% või ei tee, et ütleme, ka kõige lihtsam, kui sa lõpuks jõuad mingisuguse äri või ettevõtluseni, seal on kindlasti mingeid osasid, mis sulle tegelikult ei meeldi, eks ju, et alustame kas või sellest, kui sa ise alustad, võib-olla üürid mingi kontoriruumi, sul ei ole algul koristaja jaoks raha, sa pead ikka seal ise ära koristama, võib-olla sa vihkad koristamist, eks ju. Noh, kõige lihtsam näide, et mingid asjad niikuinii sa pead alla neelama, ja siis tulebki see suhtumine mängu. Täpselt, et ega minul oli ka kunagi suht sarnane nagu seik, et ma tegelikult ei saanud aru, et mis vahet on sellel, et kas ma olen nagu kokkuvõttes nagu vaba ja ma olen õnnelik või siis ma tegelikult ei ole. Et see on see vahe, et jah, et kui mulle meeldib kontorit üürida, mulle ei meeldi koristada, siis see ju ei tähenda seda, et mulle ei meeldi seda korterit omada. Et see on see, et inimesed tihti ei saa nagu aru endast, et sellel momendil tulekski nagu istuda maha ja küsida, et kas mulle tegelikult see meeldib. Et see on umbes see vahe, et sa teed tööd, aga sul on jube sitt ülemus on sul, on ju, aga selles mõttes, kui sulle endale töö meeldib ja selles mõttes sa saad enam-vähem ülemusega läbi, siis põhiline on see, et sulle see töö meeldib, mitte see, et kes need kõrvalised on, et see teekond võib vahepeal olla jube kehvad inimesed võivad seal kõrval olla, aga kui sulle lõpp-punkt ja lõpuks see kõik asi meeldib, siis on ju kõik okei. Ma olen suga 100% nõus. Kui natukene süvitsi rääkisime juba sinu sellisest nagu pereteemast, et küsiks sellise asja ka, et sa oled juba tegelikult päris tuntud perekonnast, õigus, et küsin nagu seda, et kas sinul on ka nagu geenides selline huumor on juba nagu sisse süstitud nagu sinu vennal Sander Õigusel? No eks seda ikkagi hindavad teised inimesed, aga kui sa küsid nagu geenides, siis ma arvan, et pigem on sellepärast, et meil juba, ütleme, vanaemast saati on tegelikult sihuke terav keel ja selline asjade äramainemine ja selline võib-olla asjade märkamine, mida võib-olla mõned inimesed isegi ei märka ja selle lauale toomine on ikkagi au sees on. Et jõululauas ikkagi puid saavad kõik, ütleme niimoodi. Et pulli teevad kõik, et vanaemast kuni siis emani välja. Just. Aga jah, et kas või ikkagi ka naljakalt välja kukub, et seda hindavad nagu teised ja eks jah, minu venna puhul enamus inimesed leiavad, et see on naljakas ja ma olen sellega nõus ja tal tuleb see hästi välja, mis ta teeb. Et ma just mõtlesingi, et siin, et kas sulle võiks samamoodi, et te näete üpris nagu sarnased välja, muidugi te ei ole kaksikud, aga sulle kleepida samamoodi, et habe ette saata lavale, et huvitav, et kas keegi saab aru, et kas on nagu erinevus? Kindlasti saavad aru, et ma arvan, et tänasel päeval me enam väga sarnased ei ole, et nooremana me olime tõesti väga sarnased, me ise ka nägime seda ja ka meie ümbritsevad kogu aeg kinnitasid meile seda, meid aeti linna peal tihtipeale sassi, reeglina küll purjus inimesed, eks ju. aga täna seda niimoodi ei ole, aga kui lavale minemisest rääkida, siis ma arvan, et ma jääksin jänni, et see esinemishirm ja lavahirm mind kindlasti hoiaks tagasi, olles tänu vennale väga palju seda stand-upi ja seda skeenet jälginud, siis ma tean ja näen, et pabinas inimene on kõige vähem naljakas asi, mis seal laval, eks ju, olla saab. Aga ma ei saa muidugi varjata, et tänu sellele kõigele kindlasti ma olen elu vaatanud ja mingeid aspekte mõelnud selles vallas, et kas neid saaks laval esitada, kas siit saaks mingi nalja välja imeda, et nii mu vend, see ongi põhiliselt tema töö, eks ju. Et ma olen niimoodi selle peale mõelnud, aga ma usun jah, et laval ma kindlasti niimoodi hakkama ei saaks nagu tema. Kas siiamaani aetakse teid sassi kuskil mingi teatud seltskondades, et okei, ühel on küll habe ja on selline pikemad püksid on jalas kindlasti ja nii edasi, aga kas siiamaani on kuskil seltskondi, kes täpselt ei saagi aru, et kas ta on nüüd Jörgen või ta on nüüd Sander? Ma arvan, et enam mitte, et ma olen just seda ise huviga jälginud, et nii palju, kui ma olen käinud venna showdel, viimati näiteks käisin Vanemuises, et kas keegi vaatab mind ka niimoodi, just võõrastest inimesed niimoodi kahtlaselt või kummaliselt, et ega väga enam ei vaata, et võib-olla
ei tea, kas äkki ma olen vanaks jäänud või on tema hästi säilinud või on tõesti seda nii ära maskeerinud ennast, aga enam jah, väga ei ajata sisse. Okei. Minnes sinu nagu töö juurde natukene lähemalt süvitsi sellest ka rääkida, siis kuidas sinust sai ühes sellise, jah, Eesti kõige kõvema nii-öelda maksumaksja firma terminal nii-öelda tanklaketis müügijuht, kuidas see teekond sinu jaoks alguse sai? No see teekond sai alguse paljuski võib öelda jälle tänu korvpallile, sest tegelikult terminal on perefirma, perepoegi siis ma tunnen läbi korvpalli. See oli siis aastal 2012, kui ma tegelikult elasin Tallinnas, töötasin Tallinnas ja tegelikult oligi selline koht, et nagu me oleme täna juba rääkinud, et tegelikult see töö, mis ma seal tegin, mul ei olnud selle vastu midagi, see oli täiesti okei, tollel hetkel ka palka sain täiesti okeilt, aga ma juba nagu nägin, vaadates, mida seal tehti, kuidas seal tehti, et tõenäoliselt seal ettevõttes mul mingit suurt perspektiivi enam ei ole, kuigi see oli Eesti mõistes ka väga, väga suur ettevõte. Ja ma juba vaikselt vaatasin ringi, et mida edasi teha ja kuidas teha. Ja siis tuli jutuks nii-öelda siis omanikega, et nad tahavad hakata, tollel hetkel terminalil oli täpselt üks tankla, Kärknes siis nii-öelda Mahutipargi juures, mis on seal olnud aastast 1994, et tahaks ikkagi jaeturule proovida, pürgida ja arvasid, et äkki kas ma tahaks kampa tulla, et oleks mitte, ei olnudki nagu uus ametikoht, aga seal keegi oli just ära ka nagu vajumas ja samas mingi uus arenguetapp algamas, et üsna kiiresti uut inimest vaja. Ja kuna mul ka Tallinnas elu väga midagi ei pakkunud, siis mõtlesin, et miks mitte Tartus uuesti proovida, et iseenesest nagu põnev väljakutse ka, et midagi täiesti nullist ehitama hakata. Loomulikult arutasin igasuguste inimestega, et tollel hetkel oli tõesti, ma võin täitsa nagu ausalt öelda, et oli inimesi, kes ütlesid, et mis sa teed, et lõpeta ära, et vaata, kus sa praegu töötad, eks ju, nii-öelda brändi ühe ettevõtte all, mille brändi, ütleme, teab iga inimene kogu Euroopas tegelikult, vahet ei ole, mis ettevõte on, eks ju, et kus sa lähed, mis asja nagu, ja aga võtsin selle väljakutse vastu ja täna 8 aastat hiljem ütlen, et jumal tänatud, ma seda tegin, et see on, ma arvan, üks mu elu kõige huvitavamaid ja selliseid õpetlikumaid perioode kindlasti. Jah, just sa mainisid, et oli kindlasti inimesi, kes suhtusid sellesse, et mis asja, et kuhu sa lähed ja nii edasi, et noh, neid tänapäeval ka neid 40-aastaseid vallosid, kes kuskil netis kommenteerivad ja teistele puid panevad, et noh, jumala eest ise rahu saada, on ka meil siin tänavatel ja nii edasi, sõprusselskondades. Siis küsimus selline, et kuidas sina nagu nendesse asjadesse suhtud, et kas sul pigem on suht suva, sa ajad nagu oma rida või pigem sa nagu kuulad seda kriitikat, võtad sa nagu endasse seda hästi palju, millist sorti inimene sa oled? Tegelikult jah, kriitikat ma võtan reeglina üsna tugevasti nagu hinge ja protsessin seda, et olen selles mõttes võib-olla suhteliselt nagu mõjutatav, aga ma olen sellest teadlik, tegelen sellega ja õnneks jah, et ma ikkagi avaliku elu tegelen ei ole, et ma päris kommentaariumist enda kohta mingit soppa lugema ei pea. Aga jah, et kriitikat ma väga hästi ei talu, ütlen ausalt. Nagu me eelmises podcastis siin just alles hiljuti rääkisime, et jah, tegelikult ongi see, et mina mõtlen ka, soovitan sul ka kindlasti mõelda, et need inimesed on tegelikult need ongi 50-40 aastased vallod, kellel on enda elu täiesti pahuksis, aga nende suurim elu või kirg ongi see, et sulle puid panna jumala eest, aga samas sinul on jällegi hea mõelda, et jumala eest, et mul on üks fänn rohkem, et ta on minu fänn. Jah, seda pidi, et sa ärritad teda piisavalt oma tegemistega, eks ju, et ta peab sulle tähelepanu pöörama, et sa rikud tema päeva veel rohkem ära, kui see rikutud juba on. Täpselt, et sedasi mõelda, siis on asi jah kergem, aga täitsa saan sellest kriitika teemast ka aru. Aga
küsides siis natukene ka eesmärkide kohta, et oled sa mõelnud, et millised on sinu järgnevate aastate võib-olla eesmärgid või kas nii-öelda töö mõttes või sinu karjääri mõttes või nii-öelda eraelus mingid eesmärgid äkki või mida sa tahaksid saavutada üleüldse, et see ei pea toimuma siin lähiaastate jooksul, võib-olla 10-20 aasta pärast, aga on sul mingid suuremad eesmärgid endale pandud, mida sa siin püüad vaikselt ka nagu teha ja täita või pigem elad lihtsalt vabamalt? Jah, kindlasti tahan vabamalt elada, aga mingid eesmärgid ikka on ja mingid eesmärgid peavad olema, ma pigem nagu arvaks, et on millegi poole püüelda. Kui me eraelust räägime, ma nüüd ei tea, kuna sa selle eetrisse lased, siis eesmärk on endale naine võtta, selle ma teen tegelikult kohe ära, see saab tehtud. Ja tööalaselt kindlasti edasi arendada seda terminali brändi ja ma näen selle asja perspektiivi, inimesed on meid väga hästi vastu võtnud, inimesed ootavad meid igal pool Eestimaa nurkades ja tegelikult on siin areneda on veel kõvasti ja see kindlasti motiveerib, et kui ajaks mingit ühte igavat asja igapäev, siis võib-olla varsti juba käiks ka kett maha, aga tahaks näha, et kui suureks me selle asja suudame nagu ajada. Ja kuna mul endal seal ka see väike jupike teha on kogu selles suures masinavärgis, siis see on väga põnev. Ja võib-olla veel ma olen äkki jõudnud sellisesse vanusesse, et tahaks juba, kuidas öelda, midagi tahaks ka ühiskonnale tagasi anda, et mul viimasel ajal see järjest rohkem see teema nagu põletab, et mingid mõtted on, ma ei ole suurt midagi selles vallas teinud, aga tegelikult juba natukene kipitab, et näen, et mitte, et ma oleks maailma kõige rikkam, edukam, parem ja tublim inimene, eks ju, aga ma näen, et on inimesi, kellel läheb oluliselt halvemini minust ja vaadates just ka enda elu läbielamisi, et näed, et kus on need kohad, kus võiks nagu inimesi aidata, et natukene see teema juba kipitab ja mingid samme üritan selles suunas astuda, aga eks näis. Ja viimane eesmärk on ikkagi ka natukene tegeleda ja leida endale see kõige põnevam teema, muid, ütleme siis, sissetulekuid, investeeringuid lisaks tööle, et ka viimastel aastatel olen ka selle teemani jõudnud ja on nagu päris huvitav, et omaga vabal ajal natuke oma nii-öelda aju pingutada ja midagi uut õppida. Kas oled leidnudki enda jaoks mingid kindlad asjad, millesse võib-olla tahaks investeerida või millega siis nii-öelda raha kas tekitada või kasvama panna või on sul mingid spetsiaalsed ideid juba või mida sa, võib-olla on sul ka mõned juba asjad nii-öelda käima löödud, et? No hetkel läbi juhuse olen jõudnud, tegelen natukene kinnisvara üürimisega ja selles vallas, ütleme, minule vähemalt tundub lihtsustatult öeldes, et siin täna, kus me oleme Tartus, on see üsna nagu kindel asi, millesse investeerida. Et ei saa välistada, et loomulikult seal finantsi on kõvasti vaja, eks ju, sellega tegeleda ja võib-olla sellised tootlused asjad ei ole nagu, et hetkega, et sa kohe sellega rikkaks saad, aga samas on see väga nagu põnev ala ja olen natuke selle kohta uurinud ja eks vaatab muid asju, et Bitcoini ma kindlasti oma raha panema ei lähe ja et vaatame, et praegu on ju tegelikult väga aktuaalne ka üldine see finantskäekirja oskus ja kõik, et plaanin ka ise üsna kõrges vanuses seda veel kõvasti õppima hakata, et meil on siin need teise pensionisamba teemad ja nii asjad, et ütlen täitsa ausalt, et siin novembrikuus plaanin elus esimest korda LHV korraldataval börsihai võistlusel ka osaleda ja vaadata, et mis asi see üldse on, see aktsiate
ja nende kõigi asjadega kauplemine, et täna ma suurt midagi sellest tegelikult ei tea ja ütleme, kui me räägime korraks sellest teise pensionisamba teemast, et mina nagu julgen küll öelda, et hetkel kui mulle see raha kätte anda, mis mul sinna kogunenud on aastatega, et ma selle ise investeeriks, siis tänaste teadmiste pealt tõenäoliselt, ma arvan, üsna ruttu see raha oleks kadunud sealt nagu kevadine lumi, et mina pean ennast ka kindlasti hetkel selleks inimeseks, kellel on seda finantskäekirjaoskust kindlasti tugevalt juurde vaja veel. Kas sa tegutsed ka nii-öelda nagu enese arendamise nagu poole pealt, loed sa rohkem raamatuid hetkel või pigem võtab töö nagu rohkem selle aja ära ja nii edasi või sa ikka püüad selles vallas ka ennast hoida? Praegusel hetkel ma olen vähem lugenud, mul reeglina on kuidagi niimoodi läinud, et ma loen põhiline teema, mille kohta ma loen ja mis mind ka väga köidab, mis samamoodi võib-olla üks minu tegelikult suuri kirgi, mis on mul tekkinud viimastel aastatel, on psühholoogia. Ja ka kuidagi selle psühholoogiaga niimoodi, et sa loed seda kirjandust rohkem siis, kui sul endal on nii-öelda madalseis või raskem hetk, siis sa otsid seda inspiratsiooni, võib-olla väljapääs uusi mõtteid. Et aga selles vallas ma arendan ennast, kas ma nüüd arendan ennast, aga üritan ennast tundma õppida paremini ja see on nagu see põhiline teema, et nagu me oleme ka täna rääkinud, võib-olla minu jutust natuke välja kumab, et mina olen selle teadmiseni nagu jõudnud, et tegelikult sellest enda, kõik nagu algabki enda sellest suhtumisest, meeleolust ja sealt edasi tuleb kõik juba lihtsamalt. Kui palju sa tegelikult paned tähele oma tööl nagu seda, et hästi palju ma olen kuulnud, et räägitakse erinevatel, kuidas siis öelda, erinevatel nagu töödel just nagu sellistel teemadel, et investeeringutest ja kaks inimest saavad kokku, hakkavad sellistest asjadest rääkima, rahaasjadest rohkem ja nii edasi, et kui palju on sinu töö juures nagu seda, et tegelikult on hästi palju, sa puutud kokku erinevate äriinimestega, kuna sa müügijuht oled, siis kindlasti sa vestled hästi palju, kui kiiresti sa saad nende inimestega nagu kohe nagu sina peale ja jõuategi selliste teemade juurde, et kes kuhu investeerib ja kes mida teeb ja kui aktiivselt ja nii edasi? No ütleme oma töös, kui me klientidest räägime, siis selleni, kes mida teeb, jõuame üsna kiiresti, et mina tahan kütust pakkuda ja klient loodetavasti teeb midagi, kus seda kõvasti kulub. et selleni me jõuame kiiresti. Kui sa nüüd konkreetselt räägid sina peale, siis minu nagu esimene reegel on alati see, et mina üritan kindlasti enne mitte sina peale minna, kui klient on selle ära teinud, eks ju, ja võib-olla ta peab seda ka korduvalt tegema ja juba mind tšautama hakkama, et mina hakkaksin teda sinatama, et selline viisakus minu arust on üsna oluline, et ka ise, mitte et ennast peaks mingiks eriliseks aadlikuks, aga et kui näiteks helistad kuskile infotelefonil, et kui seal mingi Urmas sind kohe hakkab sinatama, et tegelikult on natuke imelik, eks ju. Et aga neid vestlusi ikka on ja kuuled, mis linna peal toimub, tihtipeale kliendid räägivad võib-olla asju, mida sa isegi ei küsi nende käest, eks ju. Et paned need kõrva taha, kuulad ja samamoodi tegelikult ka töökaaslastega, et näiteks seesama, võtame siin oleme viimastel nädalatel töökaaslastega rääkinud päris palju näiteks kinnisvarast ja sellistest asjadest ja kuuled mingeid asju ja lähed pärast netti uurid, eks ju, veel juurde, et kõik inimesed millegagi tegelevad ja võid kuulda selliseid asju, mis, nagu ma enne tõin selle liivakoti vedamise näite, et sa võid selle käigus tegelikult jõuda mingi hoopis muu asjani, eks ju. Et korjad need infokillud kokku ja sealt võib midagi tulla. Mm-hmm. Et jah, seda ma olen täitsa nõus, vahepeal on päris hea, kui sa oskad nagu kuulata ja hoolsalt kuulad, siis sa saad päris palju väärtust, mida inimesed sulle räägivad. Just, ja võib-olla nad räägivad sulle seda täiesti enda teadmata, eks ju, või võib-olla nad ei tea sellest ka teemast midagi, aga sa tabad mingisuguse nüansi sealt, mis hakkab, aga võib-olla tõesti, eks ju. Täpselt, et lõpetuseks ma tahan, et sa räägiksid mulle natukene ka sellest, et milline on sinu arvamus,
et noh, kui me võtame nagu ühiskonnapildi ja räägime nagu sellisest vabadusest rohkem ja nii edasi, et sellisest noh, õnnelikkusest võib-olla ja kõik noh, see kõik käib ju käsikäes. Mis sina näed, kas ühiskonnas meil pigem on nagu noh, on üsna palju neid inimesi, kes noh, ikka ropult vihkavad enda tööd, no elu võib-olla nad ei vihka, noh, jumal seda teab, pigem on nagu õnnetud ja on noh, tunnevad ennast nagu justkui sunniviisiliselt nagu tegemas midagi ja millist nagu nõu sa annaksid neile nagu kohe praegu, et minge hakake tegema, minge hakake katsetama, noh, lisaks võtame selle näite, et võib-olla need inimesed on 40-aastased, kellel on lapsed ja kellel on mingid kohustused ja nii edasi, et kuidas nad võiksid sellest oravrattast või sellest nagu takistusest välja minna, mis sina arvad, mis nõu sina annaksid neile? Kõige lihtsam nõuanne, see ei ole väga ilus, aga see aitab tihtipeale ka ennast, on see, et teistel on reeglina samamoodi sitasti. et see on tegelikult alati, ütleme niimoodi, et inimeste maailmapilt tihtipeale on selline väga minakeskne, eks ju. See tegelikult kõik see, mis meie ümber toimub, me oleme siin ikka väga väiksed mutrid igaüks, aga inimese maailmapilt on ikka väga minakeskne, eks ju, et kui sa juba suudad sealt välja näha, et sa ei ole üksi, sa ei ole ainuke, eks ju, kes nende probleemidega võib-olla tegeleb, see teeb juba kohe lihtsamaks. Teine asi on ikkagi jälle see, mina vaataks enda selle suhtumise üle, et ütleme, kui me räägime ka töösuhetest asjadest, siis tegelikult ei saa ära unustada. Töösuhe on täiesti tavaline turumajanduslik tehing. Tööandja vajab kedagi, töötaja pakub ennast seda tegema, eks ju. Sa ei ole seda kohustatud tegema. Sa võid võtta järgmise töö, sa võid ise midagi pakkuda välja kellelegi midagi muud, äkki kui sa näed, et keegi vajab. Et sa ei ole selle töö nagu ori. Ja jah, nii on. Ma ei oskagi praegu rohkem midagi lisada, et see on selline hästi huvitav tegelikult teema ja hästi mitmetahuline, aga mina vaataks kõigepealt selle oma suhtumise üle asjadesse, mida sa teed, miks sa teed, kuidas sa teed ja see, et kui sa kõike seda vihked, siis tõenäoliselt loomulikult elu viskab ka mingeid viimkasid asju, eks ju, aga tihtipeale need on võib-olla ka õppetunnid, et sa sellest midagi õpiksid, et suure tõenäosusega on sul endal midagi pistmist sellega, et sa oled selles olukorras, kus sa hetkel oled. Et alati ei ole mõtet teisi süüdistada ja et mitte see ei tähendaks, et sa vihkad näiteks oma tööd, oma elu, ma ei tea, lähedasi, mis iganes, et sa selle viha nagu enda vastu peaksid suunama, endaga sa pead väga hästi läbi saama. See on ka esimene, võib-olla kõige tähtsam reegel, sa pead endaga hästi läbi saama. Aga sa pead aru saama, ka ennast suutma analüüsida, selline enesekriitika peaks olema piisavalt paigas, et mis on sinu roll nendes asjades, et sa oled täna selles olukorras, kus sa oled. Aga ühiskonda, kui vaadates, et selle minu algse küsimuse juurde tulla, kuidas sulle endale tundub, et sa ka suhtled klientidega, võib-olla need ei pea isegi kliendid olema, võib-olla on sinu tutvuses sellised inimesi, mis sina oskad nagu öelda, et kuidas meie nagu ühiskonnas need asjad juba on, et kas pigem inimesed on nagu õnnelikumad ja vabamad ja teevad neid asju nagu kirega või pigem on ikka see jonn on sees, et kurat, ma tulen 5 aeg koju, mul on juba nii sandaal on peas, et aitab küll, et tegelikult on näha, et päris palju inimesi tegeleb endaga ja nende teemadega, nagu sa ütlesid, et olla õnnelik ja leida see, mis teeb õnnelikuks. Aga tõesti on väga palju inimesi, näen ka mina, kes on kõigis pettunud, masendunud ja ainukene lahendus on see 6 pakk õhtul, eks ju, ära sisse kallata, mis on tegelikult kõige lihtsam märk sellest, et sa põgened millegi eest oma mõtete ja oma elu eest, eks ju. Et see on ikka meie ühiskonnas ja siin Eestis, kus meil on selline sombune ja raske ilm ka, siis neid õnnetuid inimesi on ikka väga palju. Ja paraku jah, et osade inimeste, nagu me korraga rääkisime, et see ainukene rõõm ongi see, et
sa leiad selle inimese päeva jooksul, kelle peale sa karjuda saad, eks, et natukene läheb lihtsamaks, et täiesti ebavajalik. Ehk siis tulebki ikkagi kokkuvõttes analüüsida ennast, vaadata, et mis sul endal viga on ja arvatavasti ma arvan, et see on ka hea nõue, et isegi kui sa oled 40-ndates vanem naisterahvas, sul on jah lapsed või meesterahvas, vahet ei ole, ja sa ei ole oma eluga rahul, et siis kindlasti meil on 24 tundi, et sa leiad need tunni või 2, kus sa saad proovida ka mingeid uusi asju, et vaadata, võib-olla sul tekitab mingi muu asi kirge, et sedasi ja ühte asja sa ütlesid veel, et kindlasti saada endaga läbi ja siis veel ütlesid sa mida? Ma ütlesin päris palju asju, aga ma ise täpselt ei mäleta, mis ma siin kokku puterdasin. Tähtis on jah leida see nii-öelda õnnelikkus võti enda jaoks ja olla rahul ja vabam ja kõik me ju ise tekitame selle endale. No täpselt nii on, et selline, nagu sa ütlesid, ise tekitame, et kindlasti see, mina usun ka sellesse, et headust tõmbab nagu headust ka ligi ja kurjust, et miks sul peaks elus hästi minema, kui sa kõiki sõimad ja kõiki vihked ja soovid kõigile halba, et see, ma arvan, et headus viib kindlasti võidule. Kuule, aga aitäh sulle, Jörgen, et sa tulid, olid nõus minuga vestlema. Aitäh, et kutsusid, väga põnev kogemus ja ma tegelikult enne olin päris süke hirmul, aga ma loodan, et võib-olla saame seda sinuga isegi kunagi veel teha ja võib-olla... Vabalt, pole siin hullu midagi. Aga aitäh, et tulid, aitäh, et olid nõus vestlema enda mõtetest natukene ja teile ka vaatajad, kes teile see video meeldis, pane like, pane subscribe, vaata meie järgmist podcasti ja tšau, paka. Jagage ka, siis saab Germo rohkem subscribe. Tšau, paka. Aitäh, Jörgs. Tšau. No võt.